tere õhtust, on taas esmaspäev ja üle väikse aja taas teemaks Antarktika. Täna on meil õhtu külaliseks Priit Tistler, kelle kohta Enn Kaup ütles, et tema on esimene eestlane, kes Antarktika teadusekspeditsiooni on juhtinud. Ja see oli 28. jaanuar, kui Enn Kaup meie juures esines. Ja siis möödus just 199 aastat sellest päevast, millal Bellingshausen Antarktikat nägi. Aga Priit Tistler on olnud mitmeid kordi Antarktikas ja Soome Antarktika ekspeditsiooni juht olnud. Ja on edaspidi ka. Aga sellest, millal tema jälle Antarktikasse läheb ja kõigest sellest tema saab rääkida meile pärast seda, kui Jaak Sooäär natukene mängib muusikat.
Suur aitäh Jaak Sooäärele ja nüüd ma palun meie ette Priit Tisler ja ma küsin ainult ühe küsimuse ette, et kui suur on sinu niimoodi eriala valikul olnud sinu tädimehel Engoobil eeskujuna? See on väga hea küsimus, et ma arvan, et kindlasti mingit rolli ta on siin mänginud, aga ma arvan, et veel suurem roll on olnud saatuse keerekäikudel. Et peale keskkooli minu kindel soov oli alustada õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis ja elukutse terendas silmapiiril mäeinsener ehk siis kaevur. Aga kuna sellele õppeprogrammil oli niivõrd vähe soovijaid, peale minu oli ainult üks õnnetu, siis seda kurust ei avatud. Ja ma alustasin peale seda õpinguid Tartu Ülikoolis füüsika osakonnas. Nii see läks. Aga aitäh küsimast. Lugupeetud daamid, lugupeetud härrad, tere õhtust, mul on väga meel, et teid on täna õhtus ja nii palju kogunenud. Ja veel suurem rõõm on mul sellepärast, et see teema ehk siis Antarktika on teid siia toonud, millest ma siiralt rõõmu tunnen. Paar sõna endast, nagu siin juba enne küsimus esitati, et tõepoolest minu taust on siis Tartu Ülikooli füüsika. Peale seda olen jätkanud õpinguid mujal maailmas ja filosoofia litsentsiaadikraadi ja teadusdoktorikraadi olen kaitsnud sellisel erialal nagu meteoroloogia. Me teame kõik, et ilmaennustajate töö on tänamatu ja me teame ka seda, et ükski prohvet ei ole tuntud omal maal ja eks ta nii kipubki vist olema. Aga olen väga rahul, et see teadustöö on viinud mind ka kaugele lõunamaale. Praeguseks sellised kuni 3 kuusid reise lõunamaal on tehtud kõigest ainult 6, aga ma ei näe ühtegi põhjust, miks ma ei võiks neid teha rohkem ja juba järgmised reisid terendavadki ja ettevalmist on käimas täies hoos. Tõesti, mõni nädal tagasi doktor Enn Kaup pajatas teile Antarktikast, Antarktika lepingust ja kõigest sellega seonduvast. Ma ei tahaks hakata kordama seda, aga püüaks rääkida võib-olla Antarktika ja Antarktikas käimisest ja teadustöös ja elamisest seal selle köögi poolest. Et siis püüan jagada oma esinemise 2 ossa, et esimene osa oleks siis Antarktika ja talv. Mul on olnud harukordne võimalus ka viibida seal talvel. Tuletan meelde, et talv Antarktikas on juuni, juuli, august siin ja Antarktika suvi on siis vahemikus siis novembrist kuni veebruarini seal lõunapoolkeral. Ja teine osa oleks siis Antarktika reisimine ja eluolu ja tingimused ja see köögipool siis suveperioodil. Alustuseks rääkimast, see oli siis selline harukordne võimalus kaasa lüüa sakslaste polaarjäälõhkujal Polarstern talvel 2013 Vetteri merel juunist kuni augustini. Ja ma olen üles ehitanud, vähemalt püüdnud teha sama ettekande niimoodi, et need oleks nagu selline virtuaalne reis, et siin on hästi palju pilte ja saaksite neid vaadata ja siis natuke nagu sisse sulatada, võime proovida seda teha, et selline see loodus ja need inimesed ja need tegemised välja näevad seal. Paar sõnaga Polarstern laevast. Ta ei ole kõige uuem, ehitatud 1982, vahepeal ta on uuendatud muidugi, kuulub Saksa riigile ja suurem osa ajast ta vedab oma tööpõllul teeb ta siis on kas Arktikas või Antarktikas. Ja see on hästi palju laboreid ja selles mõttes on ta teadustöötajatele väga tänuväärne koht teha seda teadustööd. Meeskond on 44 inimest ja teadureid võtab ta peale kuni 50. Ta ei ole just kõige kiirem laev, 16 sõlme, aga peamehaanik ütles mulle 4 silma all, et kui Jumal ees ja politsei taga pigistab maasinatest veel rohkemgi veel neid sõlmesid. Aga see selleks. 1,5 meetrit jääd läbi murda, ei ole eriline probleem, aga kui läheb rohkemaks, siis peab natuke rohkem ka vaeva nägema. See reis algas Kaplinast, nagu kõik muu reisid siiamaani alganud, kuna see on Kaplin on Lõuna-Aafrikas kõige lähem
Antarktikale ja laev ootas seal, paar sõnaga Kaplinas on selline ilus linn, kõigile tuntud juba ilmselt tema laudmäe ehk siis Table Mountaini poolest, mis on see üleval hästi sile koht ja räägitakse küll, et Kaplin on hästi kriminogeenne koht, aga mina olen käinud seal 15 korda, aga õnneks juhtunud midagi ei ole ja loodan, et ei juhtu ka. Laev ootas seal juba kai ääres, see näitab välja, Polarstern laev, sakslaste au ja uhkus. Kahjuks siin üleval on näha ees, et üks kraana on veel puudu ja ega nad ei saanud see kraanat sinna laeva külge panna, sest Aafrika on Aafrika, ega seal kõik asjad praegu ei toimi nii, nagu võiks arvata ja tahta. Aga sellest pole tulnud midagi, reisil läksime ikkagi. Kui tahetakse pingviine näha, siis see seondub ikka Antarktikaga. Aga selliseid väikseid rõõmsaid selle on ka Kaplina lähedal, seal on päris suur koloonia neid ja kui neid käia seal imetlemas ja vaatamas ja kui maksad väikse raha, siis on võimalus ka minna koos nendega ookeani ujuma. Eks see ka tempo on ka järgi proovitud. Ja muidugi sildid on igal pool väljas, et ärge kiusake neid loomi, et võite saada sellest ka trahvi ja nad võivad isegi teid sellest karistada väikse hammustusega. Selle reisil minu tiimis oli peale minu veel 3 inimest, 1 norrakas ja 2 sakslast. Siin see noor neiu ja 2 härrasmeest siis istuvadki ja naudivadki siis päikesest veel. Kaplinas me ei ole veel kaugemale jõudnud siit, ootame ära minekut. Ja alati, kui Kaplina minnaks, siis püüdaks läbi käia Hea Lootuse Neemel, see on selline kuulus koht, kus siis kõik turistid tahavad oma siis pilte teha ja nagu saab siis nagu sellise hea mineku hoo sisse sealt Hea Lootuse Neemelt juba ajalooliselt. Meeskond, mitte meeskond, vaid ütleme teadusmeeskond oli hästi kirju, ütleme interdistsiplinaarne, seal olid erinevad rahvused, oli juba vist, kui me oli 13 erinevaid töögruppe, oli biokeemikud, tavalisi keemikuid, mereuurijaid, biolooge, füüsikuid ja nii edasi. Ja see paremal all on meteoroloogiline rühm, ehk siis minu rühm. Kahjuks seal siis ühte pilti ei ole, see oli minu norralasest kolleeg Viiking, kes lihtsalt ei talunud merd ja kui pilti tehti, siis tema oli koikus pikali maas. Nii kaua, kuni me jõudsime jäässe, ehk siis peaaegu 5 päeva. Laeva meeskond, väga sõbralik, aitasid, kui oli vaja. Ses mõttes au ja kiitus neile, sakslastele. Ja paremal pool üleval on näha siis ka tüürimehed ja seal oli ka üks härrasmees Venemaalt, Igor, kellega sai siis ka natukene venekeelt vahepeal räägitud. Meie mees võis kogu see reis, siin on selline siis nagu väike kaart, on näha siis kapsat, ehk siis on Kaplin seal üleval paremal nurgas ja planeeritud reis on siis roheline jutt, et peaaegu siis rannikuni välja Saksa Neumairi jaamani ja sealt edasi siis Tšiili Punta Arenase poole. Aga nagu ikka elus juhtub, et tehakse omad korrektiivid ja kõik muutub ja siis punane jutt oli see, kuidas tegelikult asjaga hakkama saime. Et päris rannikule me jõudnud, kuna jääolud olid päris karmid seal ja vahepeal juhtus meile väike ettenägematu asjaolu, mis sundis ühte inimest ära evakueerima tervislikel põhjustel. Tänu sellele jäi kogu teaduslik programm soiku ja seisma, sest inimese elu on ikkagi tunduvalt tähtsam kui teaduse tegemine. Polarsterni laevast võidi paar pilti ka seest, mille ta välja näeb. Kapteni sild, selline uhke, seal taamal on üks laeva ohvitser, tüürimees, noor tüdruk. Jah, ka sellised on, liigub mere peal. Laeva kapteni sillale, meil oli kõigil vaba pääs. Ja see oli väga tore. Me ei tohtinud muidugi neid nuppe jagus seal ja neid muidugi näppida ei tohtinud, aga selle poolest võisid ka tüürimehe käest küsida ja vaadata radaripilte ja kõike. Et see oli päris põnev ja see olid ka väga võimsad binoklid, millega siis jälgida sai elu jää peal. Olen sama laevaga olnud ka Arktikas, Põhja-Jäämeres ja siis see oli koht ka, kus me otsime relvi, et siis alati, kui läksid jää peale, on selge, et jääkorda tõttu pidid relva kaasa võtma ja raadiosaate jamad samuti. Seal anti ka välja ilmaennustused, ehk siis iga päev oli siis Saksa meteorologid, kes siis manasid sinna paberi peale siis paari päeva ennustuse ette, et millised on jääolud, tuuled, temperatuurid ja nii edasi.
No, siin see saksa härrasmees ongi, Harald. Siiamaani mul väga sõber, ma olen tema kokku saanud väga mitmetel Antarktika reisidel ja ta on väga hea oma ala spetsialist. Laev enesest ka, nagu ma ütlesin, hästi palju nuppe seal ja kange ja mida iganes ja siin siis peamehaanik siis ongi ka tõsise näoga, siis püüab siis ühele Rootsi noorele tüdrukule siis seletada, et kui tähtsat tööd ta peab tegema laeval, et laeval edasi liiguks. Ja see töö on tähtis, sest need veovõllid on ikkagi päris muljet avaldavad ja suured. Et see müra ja kolin ja no, need mootorid peavad seda ju jäälõhkut edasi viima ja jääst läbi saama mingi nipiga. See on minu labor, Antarktika väike ruum meile, et kus sai oma siis kraami sisse tuua ja seal oli töölauad, kus me saame oma instrument ette valmistama, mõõtmiseks ette valmistada. Kuna laev oli suur ja teaduslikult personali hästi palju, siis võite arvata ka, et seda kraami ja seda koola oli metsikutes kogustes. Ja siin kogu see laeva tekk on seda siis täis lastitud ja siis siin kõik sebivad ringi ja otsivad oma kaste taga ja oma kraami, et kas ikka on kõik kohale jõudnud või mitte. No, siin oma noorkas kolleegiga meil on suud naerul juba, et me leidsime vähemalt oma ühe kasti üles, kus oli sees sellised väiksed lennukid ehk droonid, mida me kasutasime atmosfääri mõõtmisteks. No, so far so good, et siiamaani on kõik väga hästi läinud, et me olime rõõmsad. Elamine väikestes kajutites, kahekesi, no, ja see muidugi selge ka, et ega see laud ka kattus üsna kiirelt ka igast aparatuuriga ja arvutitega ja millega iganes, et ettevalmistus käis mõõtmisteks. Söömine korraldud ikka nagu korralikus laevas, 2 söögisalongi, ühes siis on, kus on siis teadurid ja laeva ohvitserid, ka siis peamehaanik ja arst ja kõik ülejäänud siis oli siis korrus allpool, kus siis nagu sai siis nagu määrdunud tunkides käia söömas, et tavalised siis laevamehaanikud käid seal söömas. Meil olid ikka linadega lauad pandud. Toit oli väga hea, salatid, mitut sorti, kokad nägid vaeva, värsked õunad olid. Selles mõttes see peaaegu, et 3 kuud oli mõni võttis ka paar kilo juurde ka. Enne äraminekut muidugi turvalisuse treening, kuidas kasutada veste ja nii edasi. Ja siin näitas üks pilt, et kui 3 kuud oled mereliga, siis tuleb vahepeal ikka riided ka pesta ja selleks oli päris korralikud võimalused seal, et pesumasinad undasid ikka päris tihti, kui oli vaja pesta riided. Laeval oli ka 2 helikopterit. Nad olid sellised ära pakitud sinna, tiivad kokku tõmmatud ja angaari veetud ja nende ülesandeks oli ka siis jääluure ühelt poolt. Nad olid suutelised tõusma tekilt üles ka samal ajal, kui laev liikus, ei olnud mingit probleemi ja laskuma tagasi laeva peale, kui laev liikus. Aga samuti ka teadustöö. No, siia tulid alla ilusti ja mingit probleemi pilootidel vähemalt ei olnud sellega. No, siin just nähangi pildile, et üks helikopteris sikutatakse välja, tiivikud ka pannakse paika ja siis alla säkitakse juba andurid, sellised siis käisid mõõtmas ja sondeerimas siis helikopteriga kaugemalt. No, siin on pildi peal ongi, et tõuseb ta üles ja saad kahjuks ise enda võimalust ei olnud, kuna iga lennutund oli hinnas, et ei saanud kaasa lennata, aga ma kujutan ette, see vaade oli sealt kindlasti päris vahva. Kui me räägime Antarktikast, me ei saa üle ega mööda pingviinidest. Ja siis siin nad on, et suured keeserpingviinid ja need on äärmiselt uudishimulikud ja nad ei karda inimesi ja kuna neil pole esimest ka looduslikku vaenlast pole seal ja inimene vist neile kindlasti kohe mingit ohtu ei kujuta. Ja samuti ka vaalad. Vaalasid nägime ka päris palju, et ei peagi minema kuhugi vaalasahvarile, piisab, kui sa harrastad teadustööd, siis aga näed, siis nad näitasid uhkelt oma sabasid seal ja ujusid siis nii laeva vasakul ja paremal küljel. Hülgeid nägime suhteliselt vähe, aga mõni ikkagi siis ennast nagu ilmutas meile ja siis naeratas ja käis vaatas, mis me teeme seal, aga need olid suhteliselt arglikud olendid. No, siin on veel üks jää panga peal ja vaatab ja uudistab, et kes need küll siin sõidavad talvel, et ei tohiks olla siin kedagi. Ja alati, kui oli laev kas otsis lahvanduse või siis rammis jääst läbi mingi kanali, siis oli üsna tõenäoline, et sinna varem või hiljem tekivad ka vaalad, kes siis oli siis kõik siis rahvas siis peaks
vaatama uhkelt seda, et see oli tõesti väga majesteetlik vaatepilt, kuna seal purskasid seda õhku välja ülevalt. Ja linnud ka, linde eriti meil ei olnud, aga paar tükki ikka seal oli, et tiirutas ringi, et neid oli suhteliselt vähe, nägime selle reisi aja jooksul. Aga pingviinid jah, et siin mul veel paar pilti nendest pingviinidest, nendest elukates, et nad olid väga uudishimulikud ja millegipärast kohe tulid juurde sinna ja ilma palumata, panen käe südamele, et ilma palumata nad poseerisid sulle. Ja siis vahepeal neid olid seal hästi palju, siis see vesi lausa kees, siis nad seal sulistasid ja karjusid ja kisendasid ja ujusid tagasi ja siis mingi hetk hüppasid kõik korraga välja, siis tagasi ja siis selline etendus anti laevaperele, mis oli iseenesest väga, väga vahva. Ja sellised pildid, jah, need ei ole photoshopitud, ma ei ole palunud, et pingviinid niimoodi poseeriksid, aga nii nad kippusid vahepeal tegema, jah, et ilma lausa palumata, et ei ole internetist omatud pildid. Ja sellised nad on, jah, suured elukad ja hästi ilus ja värvilised. Aga nii palju pingviinidest. Veel paar sõna ka siis muust elust laeva peal, kuna suurem osa seltskonnast oli sellised noored teadurid seal, siis tähendab seda ka, et oli laeval ka selline sotsiaalne elu käis ka, kas just kees, aga täiesti oli olemas. Nagu Saksa laeva kohaselt oli seal ka väike paar, kus siis 3 korda nädalas siis vabatahtlikkuse alusel siis keegi võttis selle paaridaami või paarimehe ülesanne endale ja siis kallas jooke välja, mis olid häbematult odava hinnaga, praktiliselt olematud hinnaga ja see raha läks siis ühe Saksa lastehaigla toetuseks, mis ennast oli muidugi väga tore projekt. Paar korda ka laevapere, Kokapere tegi meile sellise uhke grilliõhtu, siis nad näitasid, mida nad oskavad, see oli erinevaid liharoogasid ja kalasid ja mida iganes, et tehti valmis ja siis laeva teki peal, välisteki peal siis pandi grill püsti ja grilliti ja lasti elule head maista ja elu tundus nagu lill. Ja siis muidugi sellise pidusöömingu juurde kuulus ka Saksa tavade kohta ka muidugi ka ohtralt õlut ja muid joovastavaid jooke, mida sai endale vabalt kraanist lasta. Aga seltskond tundis hästi, mis on muidugi hästi tore. Ja siin ongi siin Haarat vasakul pool, metrog Haarat siis koos 2 Saksa sõbraga siin poseerib siis suu laia naeru täis. Laevapere mõtles ka, et mida teha, et kuidas ta nagu aega veeta paremini ja siis üks selline väljund oli sellest nagu kaalu jälgimise klubi, mis võiks olla ka päris vahva asi tegelikult ka siin Eestis, et korda nädalas siis oli võimalik end kaaluda ja teha siis prognoos või ennus, et kas sa võtad siis järgmise kaalumise ajaks juurde kaalus, võtad vähe alla kaalus või jääd samaks. Ja kui sa eksid oma prognoosiga, no siis tuli väike rahalist välja käi natukene, et selleks ka nagu lastehaigla läks ka siis lastehaigla nagu sponsoriteks läks, raha läks. See oli ka päris tore tegelikult, eks ka inimesi sidus ja andis nagu suhtlemist võimalust, et siis nagu teadurid ja siis ka maatulused ja kõik muud, kes käisid seal ja see oli ka väga vahva. Kuna tegemist oli täieliku tax-free laevaga, siis mul üks pilt ka siin nendes hindades, kuna see oli ka väike poek, oli siis nagu ka siis korraks avati nädalas, siis korraks siis oli võimalik osta ka siis suitsu ja natukene ka siis joovastavaid jooke ja need hinnad olid seal äärmiselt kasutajasõbralikud, et need peaaegu olematud, et täielik tax-free või duty-free, mis ma selle kohta võiksin öelda. Kui me jõudsime ka piisavalt kaugele lõunasse, siis oli selge, et nii kaugele minnes, et varem või hiljem tuleb küll aga meil Neptunus oma kaaskonnaga, et sellest ei pääse mööda. Ja siin pildi peal ongi siin Neptunus oma kalli kaasaga ja kõrval on ta võtnud ka laeva kapteni ja siis kõik need õnnetud, kes siis varem pole nii kaugele jõudnud, siis oma elus need pidid tegema siis üsna ränga katsumuste jada läbi, et saada siis vääriliseks polaaruurijaks või polaarkäijaks. No, siin näiteks pilt oli, et siin üks vaene tüdruk peab sikutama siis kelku, kus on kõige suuremate eluskaalu kilodega härrasmees peal ja üle polaarjoone ja siis aga see härrasmees muidugi oma lumekirkaga muidugi kontrollib, et ikka ABS-piduri korralikult töötaks, aga see ei olnud üldse lihtne töö seda sikutada.
ja siin on siis nagu juuksur veel ja kus oli vaja liiga kindlasti läbi käia, et sul tehti uhkesoeng pähe ja siis sellised tüübid seal siis pidasid korda, et keegi kuhugile kõrvale ei põgeneks nendest ülesannetest, mis oli ette antud teha. Ja muidugi pingviinid, nendest ei saanud üle ega läbi, need olid kohal nagu 5 kopikat, nendest ei saanud läbi kuidagi, need olid kohal. Ja ma tahtsin ennast pilti lasta teha, ka tuleb ette, midagi teha ei ole, et ronib pildi peale, mis ikka teed siis, tuleb see pilt ära teha. Ja kuna tegemist oli talvega, juuni, juuli, august, siis piisavalt kaugesele lõunasse jõudes varem või hiljem oled situatsioonis, kus päike üles ei tõuse, ehk see on polaaröö. Aga tööd tuli sealt teha. Me kogu reisiaja jooksul umbes peaaegu 10 jääjaama korraldasime seda, et laev seisis jääs ja kogu see siis seltskond siis läks jää peale tegemaks mõõtmisi erinevaid, et igale seltskonnale siis oma ala, mida siis nagu siis püüdsime ka siis säilitada ses mõttes, et keegi läinud sinna teise ala peale näiteks reostamas taheti, et võimalikud andmed oleks võimalikult puhtad ja adekvaatsed. Aga pimedas oli see töö ja selline nägi välja, siis lastan laeva, on siis nagu jääjaam, trapp läheb alla jää peale, kogu see seltskond siis jalutab jää peale ja siis hakkab sama siis ülesandeid tegema või mõõtmisi või mida iganes tal on siis nagu see plaan on ees. Iga jääjaama kohta oli ka kellaaeg paika pandud, millal ta lõpeb, millal ta algab, millal ta lõpeb, auslaufen, millal siis laev nagu lahkub ja kui ikka sina laeva kanne peale või laeva peale ei ole selleks ajaks, siis midagi teha ei ole, et laev läheb minema ja ongi kõik. Ja see on üks väga kurb perspektiiv nende jaoks, kes maha jäävad, ega sealt ju kuidagi muidu minema ei saa, ainult sama laevaga. Töö oli pimedas ja siis kellel olid prožektorid kaasa võetud ja kes siis kuidas siis tegi seda, kes võttis proove, kes tegi midagi, et siin on ka näha, et osadel inimestel on kaitseülikonnad valged seljas, et selleks, et igas kontaminatsiooni nagu vähendada, et ei tekiks mingi probleeme sellega. Ja võetakse proove. Aga muidu nägi ta selline, et siin ma jalutan ka tagasi laeva poole ja pimedas ja üleval oli muidugi prožektorid, et siis alati oli raadio kaasas ja et siis laeva siis tüürimehele said öelda, et suunan seda prožektorit nüüd vasakule või paremale, et kui tahtsid midagi näha või vastupidi, et see valgus ei segaks sind. Ja seal oli ka paar sellist nagu lumetormi oli, et siis mootorsaanid ka, mis oli laeva pealt maha tõstetud, et tuli lumesest välja kaevata ja ka see hullu polnud midagi. Aga selline see nägi välja, ilus sünkes, sinakas, must taevas. Ja siin pildi peal siis Saksa noored mõtlesid, et on väga taibukad ja panevad ühe mootorsaani taha nii palju kelkusid, kui nad saavad ja leidsid, et teevad nagu multimetro, aga nagu te isegi arvata võiva, ega nad eriti kaugele sellega ei jõudnud, aga see oli kindlasti seda väärt, et lõbu ja seiklust oli kui palju sellest. Et niimoodi tavalise ühe reega, kus oli nagu peale laaditud kogu kraam, et see oli tunduvalt kasutajasõbralikum ja mõistlikum lahendus liikuda punktist A punkti B, et punkt A oli laev ja punkt B oli siis see punkt, kus sa tegid oma mõõtmisi. Aga selline nägis laev välja, pimedasse prožektorid siis ja väike tuul ka, pinnatuisku natukene ja üsna ebatasane see jääpind oli. Aga vahepeal oli ka hästi ilus, et see on lausa nagu pilt postkaart, et siin kõik võimalikud värvid on olemas ja ei ole muud ka oled nii tee peal ja naudid seda. Või siis ka vaatad virmaliisi, veelgi uhkem, kas ei ole uhked on, tõesti on. Ja siis ei ländki palju mööda, paar päeva ja kõik mattus jälle uttu. Rääkides Antarktikast ja Antarktikast ümbritsevatest meredest ei pääse mööda ka jäämägedest. Et Vetteli meri on just selline meri, kus on selle tänu oma pöörise tõttu kõik siis Selfi jääst murdunud jääpangad. Nagu siis selle pöörise tõttu kantakse ühte kokku ja seda nimetatakse ka seal nagu jäämägede surnujaks, kuna tõesti on neid hästi palju seal. Üldse Vetteli meri on suhteliselt ebasõbralik koht inimeste jaoks ja seda on ka kirjanduses esile toodud mitmeid kordi, et 50 aastal ilmunud raamatus üks härrasmees lausa väitis, et seal elavad selliste roheliste juustega vetevanaksed, kes siis korralikke
meremehi ahvatlevad meresügavusse ja uputavad nende laevad ära, et soovitus oli, et kindlasti vältida seda kohta. Erineva kujuga olid need jäämäed seal, olid teravamaid, aga enamus olid nad muidugi sellised hästi lapikud ja sirged ja neid olid tõesti palju seal, et tundus vahepeal, et kui on selline suur jäämägi seal, et kui palju seal vee all seda võiks olla veel, aga tundus ka, et sellise jäämäe peale ei oleks mingit probleemi ka lennukiga maanduda. Ja ma arvan, et mõned võib-olla isegi teinud seda ja harrastanud, mis kindlasti ei ole kuigi turvaline muidugi. Ja põrgata nendega kindlasti ka kokku ei tahaks, et see kõik teavad ju, mis on juhtus omal ajal Titanicuga ja seda saatust ei tahaks keegi korrata. Aga sellised suhteliselt sümmeetrilised, kenad klotsid, ütleksin niimoodi, ujusid seal, hulpisid ringi vees ja liikusid siis põhja poole. Kui me räägi jäämägedest, puhtalt jääst, siis mul on ka paar pilti seal, mis olid väga iseloomulikult selle alale, et enne kui jõuame Antarktika jäässe, on selline vöönd, kus on sellised ümmargused plaadid, või kuidas need öelda, ja need olid hästi kenad ja nende kohta kasutatakse terminit pancakes ehk siis pannkoogi-meri. Ja see on selline ilus õõtsuv pannkoogi-meri, et see oli ka see koht, kus siis Kappelinnast välja sõites, välja purjetades. See oli koht siis, kus mu siis Kojuti naaber, norrakast viiking ka siis ronis koikust välja 5. päeval, et siin teda nii väga enam hulluks ei ajanud, et oli täiesti juba mõistlik ka tema jaoks, et liikuda. Sellised vahvad nad nägid välja seal ja siis osad teadurid võtsid ka seda muidugi proove ja nii bioloogilisi proove, mida iganes. Aga merijää ise on suhteliselt ebatasane ja see on selline, selles mõttes mõneti ebameeldiv ka, et mootorsaaniga on seal veidike ebameeldiv sõita ja sa pead vaatama, kuhu lähed ja mul olid droonid kaasas, nende maandumine, selle koha leidmine oli ka suhteliselt raske ja problemaatiline. Selline ta nägi välja, et see jää elab kogu aeg. Et see jäälõhed, siis see jääd surutakse kokku, tõmmatakse laiali ja siis on kus laev läheb läbi, siis on sellised kollakate värvi jääkamakad. Ja kus laev läbi läheb, see on selge, et seal on ka vesi. Vesi on tunduvalt soojem, siis see aurab ja seal on sellised õhtuämaruses on siis päris kenad pildid võib saada sealt veeauru kohta. No veel paar piltpostkaarti, et siis tekiks teil kõigil igatsus sinna minna talvel. Ja siis on siin üks päris öine pilt, siin parema pool on näha üks mu meteojaam, mis ma üles panin. Et see tundub üsna selline sürrealistlik selline vaade, aga nii ta oli. Ja laev siis, kui on jääs kinni, ei ole midagi teha, siis ta muidugi püüab rammida edasi tagasi, aga see ei pruugi tal ka kuigi lihtne töö olla. Et kui ikka jääb jäässe kinni ka see polarstenega, siis midagi ei aita, siis et tal on küll veereservuaarid, kus ta siis saab ühe külje pealt teise pumbata, et saaks selle laeva natukene kõikuma kas või millimeetri haaval, et saaks liikuma. Aga kui ei õnnestu, siis ei õnnestu ja siis paar kord oligi nii, et kapten lihtsalt jätame pooled mootorid seisma ja ootame tuult ja kuni edasi saame, et midagi teha ei ole. Sellised jääkamakad on, mida ta siis suure vaevaga ja meeletu kütuse kuluga lahti murrab jääst. Ütleme kohe, et see ei ole odav lõbu, et neid dollareid ja eurosid, mis selle reisi ajal ära põletati, oli väga suur kogus. Ja see kõik läks Saksa maksumaksja taskust. Selline pilt, et see on näha, siin on väike trajektoor, et näitamaks seda, et see sõitmine jää vahel, isegi jäämurdjaga ei ole üldsegi kerge, et siin on edasi-tagasi, sika-saka ja kuhugi ei jõua, et mul tuleb meelde kohe selline, et sa istuksid nagu kiiktoolis. Rabeled küll hirmasti edasi-tagasi, aga kaasu küll ei ole midagi, et kuhugi ei jõua ja siis mõtledki, et kas on kõik seda väärt, et seda nii palju kütust ära on põletatud. Aga nii see oli. Ja siin on paar pilte sellest ka, kuidas siis Polarstern tööd tegi, ehk siis murrab siis seda jääd, tagurdab, läheb edasi, jälle saab paar meetrit edasi, jälle tagurdab ja eks ta ikka üsna vaevaline see oli mõnikord küll tundus.
Ja kogu aeg olid väljas ka prožektorid, et need siis otsimaks siis lavandusi, aga rohkem veel oli, et nad leiaksid üles jäämägesid, kui järsku mõni jäämägi kusagil on, et selle mitte otse põrutada. No, siin on näha, et 3 prožektori valgust siis on suunatud ette, aga udus oli see üsnagi selline trikiga asi, et kas ikka nägi midagi õigeks või mitte näinud. No, siin ongi ka, et need prožektorid liigutati edasi tagasi ja siis otsiti neid jäämägesid ehk ja loodeti, et neid ei ole. Paar sõna mu tööst. Teadustes mu põhitöö oli droonidega lendamine ja atmosfääri profiilide mõõtmine. Aga ma jätsin ka sinna paar instrumenti. See ei ole kalapüük, ma ütlen kohe ära. Siin ma puurisin jää sisse ühe suure augu, jätsin temperatuuri mõõtmiseks, termist oli keti sisse, siis läbi satelliidi saatis sivilatsiooni, saatis andmed temperatuuride kohta. No, sinna ta jäi, selle kohta oli võetud ka eraldi luba, et kuna ta jäi sinna, siis mingi aeg oli selge, et ta lihtsalt koos jääga ka siis sulab ära või vajub ookeani põhja, aga selline kurb saatus tal ees ootas seda. Aga siin oli lennuk ja üks selline väike kvadrakopter, mida sai siis lennutatud. No, siin on selline Maaris mu kõrval, Norra kolleeg on kõrval, on siis nagu see turvalisuspiloot ja siis ma viskan ta käest minema lennuki ja kogu juhtimine toimus siis arvuti teel. No, oli vist külm vahepeal, et see arvuti kippus ära külmuma ja kõik muud kippusid ka ära külmuma, aga kõige rohkem oli meil külm oli 35 kraadi, mis tähendas koos tuulega, sobiva tuulega, see läks kuni peaaegu -60, et sellist temperatuuriga ka igasugune tehnika kipub varem või hiljem üles ütlema. Aga muidu oli vahva. Lennuk lendas, sinna ootasid, kuni tegema töö, töötas praktiliselt kogu aeg automaatrežiimis välja arvatud siis maandumine ja ülestõusmine. Ja siis see tegi ühe profiili ära kuni 2 kilomeetri kõrgusel, see võttis umbes pool tundi aega, siis me nagu ootasime ja putsatas alla. Ja siin on meie mootorsaanik ka üsna härmas ja nii on ka mehed üsna härmas, et seda külma jagus oma jagu. No, siin on helikopter, et siin ma toon helikopterit maandan jää peale, et puhtalt manuaalses režiimis. Ja siin paar pilti, et selline see nägi välja. No, pimedas selle töö tegimine oli muidugi omaette ooper, et sa pidid ju oma lennukis valmis panema ja siis raadioda paluma, et saaks natukene valgust kuhugi, et me näeks midagi teha seal ja see tuleb meelde nagu sürrealistlik pilt siin nagu 50 aastate Ameerika õudusfilmis, et pikad kujud siin mustad taga vahivad sind, mida sa teed ja et annaks jumal, et sa midagi valesti ei teeks, et kõik läks hästi õnneks. Ja taga on siis see väike metoja, mis ma üles panin sinna. No ja siin ongi siis kopteriga, värvilised tuled, sinised, punased ja siin me siis nagu pimedas siis, siin läks lennukiga, kui läks juba lendu, siin nähed, tuled juba lähevad, teevad ilusa kaare teevad, et tõuseb ülespoole, et kõik on hästi ja siin siis ka on siis projektori valgus valmistama ette ja kuna need pimedas need asjad lendasid, vilgutasid tulesid ja vahepeal seisid ühe koha peal üles, siis laevaohvitserid andsid ka neile sellise hüüdnime või et Hellmachine ehk põrgumasinad, kuna neile tundus väga huvitav vaadata, siis teki pealt neid, et kuidas pimedas öös tegid oma trikke ja lendasid. Veel paar pildikest tööst, et siin oleme tööas koos Maariusega ja siin on metojaam. No millegi pärast ma ei saa aru, aga tundus, et see oli pingviinide jaoks mingi äärmiselt erakordne koht, kuna pidid kõik kohale tulema. Kas nad arutasid mingi kliimamuutuse probleeme või tont teab, seda ma ei tea, aga sinna olid kohale tulid, midagi nad rääkisid on vahel, aru ma ei saa mitte sõnakestki ja see muidugi see pind oli lõpus nende lahkumist oli ka kõike muud kui valge. Aga see selleks, et ma ei saanud kuidagi neid ära ka ajada, et kui tunnevad huvi, mul on selle üle ainult siiralt hea meel. Teised kolleegid, kuna see oli ka hästi palju muid huvitavaid projekte lava peal, siin rootslased võtavad proove ja siin võetakse ka mingid veeproove, parem pool on näha siis balloonid, kus võtakse erinevatel sügavustel veeproove. Siin lastakse seda Vintsi kalla, see võis minna kuni 10 kilomeetri sügavusele ja kui tehti viimane selline sondeering, siis siin parem pool pildil on näha, et üks balloon on märgitud suure ristiga. See on selline komme, et kui tehakse viimane sondeering, siis sinna viimase ballooni siis vaadatakse veidikene joovastavat jooki, mis on käinud siis merepõhjas ära, et tuuaks tagasi üles, siis kõigil soovijatele vaadatakse topsikust veidikene sellist nagu väike joogike, et tähistamaks seda, et see antud projekt on siis edukalt finišini jõudnud.
Võeti proovi ka sellise kasti sees lasti ka neid noori teadureid siis jää peale, kus nad said turvaliselt oma siis proove võtta ja siis parema pool on siin rootslased, puurid võtavad veeproove ja siin on 2 saksa kolleegid, kellel oli selline veiki suurem lennuk, aga kui tähendab suur lennuk, see tähendab, et teeb rohkem lendusi, et ma arvan, et nende lendude number võrreldes meiega oli umbes jäi alla 10%, et neil oli tõsiselt tehnilisi probleeme. Siin on jälle rootslased pumpavad vett välja, võtavad ka siis proove ja siin siis, aga see töö ei olnud muidugi meelakkumine, et nagu siin näha, et kui ikka tuiskab ja aga on teada, et laev läheb sul, ütleme, et poole päeva pärast läheb hommikul seda minema, siis sa pead oma proovid võtma sealt kohast, midagi teha ei ole, et see lõbus ei ole, et siis teaduse töö ei ole alati just kõige lõbusam ja kabinetis istumine. No, siin on ka siis sama seltskond siis lume jää peal. Jalutab siis tagasi laeva peale õhtus sööma. Üsna palju proove tehti ka juba laeva peal, vaadati läbi. No, siin on ka üks tüdruk siis, töötab siis mikroskoobiga ja samuti oli ka see natukene tõsisemad tehnikat oli ka roostadel kaasa võetud. Et siis tehti esimesed tulemused juba saadi kätte seal juba laeva peale. Tekkis ka asju reisi peal, mida ei osanud ette arvata ega ette näha. Üks probleem oli ühel inimesel terviska probleem, aga see pilt on tegelikult infrapunane pilt ja ühel Saksa härrasmehel oli selline plaan, et tema teadis, et Antarktikas ilmselt suure tõenäosusega kääbusvaalad põhjustavad pardipraeksumistega sarnavat heli. Ja see oli olnud juba pikalt probleemiks allveelaevnikele, kõikidele sõjarditele, sealhulgas, ja nad ei teadnud, kus heli tuleb. Ja siis oli selline plaan, et okei, võtame nüüd selle infrapunase kaamera, et see, kus on hele, seal on siis nagu temperatuur on soojem, me näeme, kus siis on näeme, kus on need vaalad, kääbusvaalad. Nii kui me näeme seda kääbusvaala, viskame poi vette ja hakkame lindistama nende häält. No, igavasti vaha plaan muidugi, mis siin salata, aga see kaamera muidugi eriti kauan ei töötanud. Aga ta oli natukene hea asja ka, et see kantud juhul on plaan, see kaamera näha ja siis see jutt, mis läheb siin selline nagu sõrmed lähevad. Sellega juhtus selline asi, et ma olin just hommikul, läksin just jää peale tööd tegema ja raadios siis töörühm ütleb, et Priit, nüüd küll, et õudselt kiiresti lava peale tagasi, et nemad nägid sellest infrapuna kaamerast, et siin hakkab nagu jääb ragunema, et ennem seda siin ei olnud, aga see tekkis umbes võib-olla poole tunniga, hästi kiiresti tulid sellised praod sisse ja no, see oli igatpidi mõistlik otsus, et ma ka siis tagasi lava peale läksin. Sest et osa instrumenti jäigi teisele poole laevandust ja seal siis tehti igasuguse vahva trikke, et see kraam sealt siis ära tuua ja kahjuks ilm oli ka just suhteliselt nutune ja laeva taustal on näha, aga ta oli udu sees ja sumus ja siis nad siis proovisid nii ja naa ja paatidega ja redelitega ja see muidugi elas muidugi see laevandus seal, aga siis igavesti vahva üritus oli, aga muidugi kõik lõppes hästi. Iga reis saab kunagi otsa. Ja nii ka see reis hakkas otsa saama, see 2,5 kuud natuke rohkemgi mere peal hakkas otsa saama ja laev võttiski suuna tagasi põhja poole, ehk siis seekord me läksime tagasi Tšiilisse, Punta Arenasse üle Treeki-Väina. Ilm nagu ikka Treeki-Väinas, suhteliselt tormine, ei midagi uut, kõigutas, loksutas. Mu kajutinaaber oli voodis endiselt, mitte midagi polnud muutunud ses mõttes. Ja Punta Arenas väga ilus koht, samuti seal on selline ilus vasakul pool näha maatõuri magaliasi, mälestusmärk, aga minu jaoks oli muidugi veelgi vahvam, et oli Shackletoni baar, kus siis härra Shackleton siis sai oma sõjanõu pidada ja seal sai siis nagu ka vaadatud, et selline on kindlasti nende jaoks, kes Punta Arenas satub, et on huvitatud Antarktika ajaloost, siis kindlasti soovitan läbi astuda ja läbi käia. Ja siin võiks pilt veel minu vaprast meeskonnast, siin veel 2 sakslast, 1 norrakas ja mina, laevan taustal. Ma tänan selle esimese seti eest, see oli Antarktika talvel, aitäh!
lugupeetud prouad, härrad, teeme grandioosne hüppe nüüd. Hüppame Antarktika talvest Antarktika suvesse. Ehk nagu ma kordasin, Antarktika suvi on midagi, mis jääb vahemikku novembrist veebruari, ehk siis kui siin Eestis on siis talv. Aga seal on suvi. Mis erinevus on? Erinevus on see, et päike paistab 24/7, päikseprill on ees ja õue minek ilma, et oleksid peale näkku tõmmanud 50 faktoriga päiksekreemi, ei ole üldsegi kõige parem mõte. Et varem või hiljem, et sa oled, kui kõva mees sa oled, su nägu põleb ära, tekivad villid näo peale ja ilma prillideta, kui lähed välja, siis mõneks ajaks lihtsalt kaotad nägemise ära, mis ei ole üldse ka kõige mõistlikum töö vahend ka ära kaotamiseks. Aga jah, polaarsuved, kuninganna Maudi maal. Kuninganna Maudi maa on, kus ma olen käinud seal, mis nüüd salata, 5 korda küll, aga eks neid reise ma loodan siiralt, et tuleb veel juurde. Ja vaatame ka sellest reisist, teeme siis väikse virtuaalse tripi ehk virtuaalse reisi ja vaatame mingi pilte. Tegemist on siis Soome riikliku jaamaga ja seda siis eest vastutab selline programm, nagu on Finnarp, on siis Soome rahvuslik siis Antarktika uurimise programm, mis siis on osa Soome Meteoroloogia Instituuti ja tema ülesanneteks on siis Soome Antarktika teadust edistada ja aidata igal juhul. Lisaks sellega ülal pidada ja hooldada ja parandada ja remontida mida iganes Aboja polaarjaama ja samuti hoolitseda sellest, et kõik see tegevus, mis seal toimub, vastaks siis rahvusvaheliste ja rahvuslikele reeglitele ja seaduspügalatele. Nii selleks. Aga kuninganna Maudi maa, siin on selline kaart, kuhu ta jääb umbes ja kuidas sinna saab ja seal on siis mõned rahvuslikud lipud on ka näha, et kus neid jaamu seal kuninganna Maudi maa peal on. Seal on siis sakslasi, on Lõuna-Aafriklasi ja Jaapan on seal ja mitte ka väga kaugele jäävad ka britid ja muidugi sakslased. Et sinna jõudmiseks kõige lihtsam tee on sama vana tuttav Kaplin Lõuna-Aafrika Vabariigist. Sealt natuke üle 4000 kilomeetri lennukiga lennata Novo jaama. Novo jaam on selline koht, kus siis iga suvi siis tehakse sinise jää peale laskumisrada, kuhu siis suured transpordilennukid saavad maanduda. See on siis Noolega selle koha peal, siit Kaplinast tuleb siia alla, maandub Novole ja sealt edasi siis, nii kuidas siis õnne on ja kuidas ilm on, siis väikese Basler lennukiga lennatakse siis kas siis Saksa Neumaari jaama, mis on siin ranniku ääres, või siis Abo ja Vaasa jaamad on kõrvuti 2 jaama, Soome ja Rootsi jaam, need jäävad siia. Et selline on see plaan, masterplaan, et kuidas sinna jõuda, aga plaanid on alati plaanid ja need alati kunagi ei täitu sellisena, nagu on planeeritud. Kõigepealt muidugi, et hakata siis reisisse tegema, siis peab muidugi panema plaanid paika, et mida tahetakse teha ja mis on need instrumendid sinna kaasa viia ja kui palju süüa kaasa vaja viia ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Ja reeglina siis saab terve konteineri igas kraami täis pakitud, ära märgistatud ja pandud siis laeva peale. Helsingist läheb siis reeglina ka Saksamaale ja sealt edasi Kaplinna ja sealt siis omakorda edasi veel, kas siis Saksa Neumaari jaama või lennukiga edasi Novasse. Aga selline see näeb välja, selline töö ja see peab olema ära pakitud juba kusagil augustikuus, kui tahad jõuda detsembris Antarktikasse. Et see kõik võtab aega. Aga iseenes lendamine Kaplinna, regulaarlennud, siin ongi noored kolleegid, rõõmsalt istuvad Lufthansa lennuki peale ja ei lähegi üsna mitut päeva, kui oled kohal Kaplinnas. Üsna pikk lend on. Jõudes Kaplinna, reeglina seal on meil juba, moodatakse meid ees, on kokku lepitud üks erafirma, kes siis hoolitseb kogu kuninganna Maudi maa logistika eest ja broneerib ette juba hotellid Kaplinnas ja vaatab, et meie heaolu oleks seal kõrgemal tasemel ja kui väiksemad soovid saaksid täidud, millest neile suur tänu. Kaplin ise, selline Paabel, seal on siis hästi palju lõbusad inimesi ja kõik ei olegi võib-olla nii väga lõbusad, aga reeglid on lõbusad ja siis turistidel on kas hästi tore olla ja ringi käia ja vaadata. Ja siin on jälle üks pilt selle hea looduse neeme juurest, kus siis me oleme alati püüdnud läbi käia ja enne minekut siis kogu seltskonnast. Siin veel kõik naeratavad veel pilt teha.
Pakkimine, see on üks tõsine probleem. Kaplinas me teame, et väga hea, nüüd on lõpus meie kargo ja meie kraam on kohale jõudnud, aga tarvis lennuki peale pakkida ja üle kontrollida, et kõik ikkagi saab lennuki peale. Sest kui see lennuki peale ei saa, ega siis me seda niipea, seda kraami kätte ei saa, sest keegi meile spetsiaalselt seda järgi tooma ei lähe. Ja kõik kontrollitakse üle, vaatame üle, oleme rahul, hurraa. Ükskord on juhtunud niimoodi, et terve konteener läks lihtsalt kaotsi Euroopast Kaplinna. Lihtsalt keegi arvas, et võiks natukene kõrvalt võtta ja kadus ära. Et kõik tagusid rusikatega rinda, logistikafirmad, et peaks oma konteeneril Kaplinas olemas, aga mida ei olnud, seda ei olnud. Oli jäänud hoopis Kanaari saartele, arvati, et kui äkki me ei tahagi seda konteenerit, aga see keegi küsima ei tule, aga läksime ikkagi üles ja see läks hästi, sest see olid kõik polaarriided ja kõik olid seal sees. Et võib ka niimoodi juhtuda. Enne äravinikud Kaplinas, see on ikkagi koht, kus on väga häid restorane ja kus saab ka nautida heas söögist. Enne äraminekut, et teadliselt sul on pea 3 kuud suhteliselt tagasihoidliku menüüga on see laud seal. Siis ikka püütakse natukene paremat süüa endale vöö vahele saada. Enne äraminekut on väga tähtis, on briefing ehk turvalisusbriefing ehk siis ALSi pealik, mis on salata, Peterburist pärit, Vassili, selle erafirma omanik, siis räägib kõigile siis, mida võib teha ja mida mitte mingil juhul ei tohi teha. Ja enne laava peale, enne lennuki peale lasta, kui pole saad briefingust läbi käinud ja oma allkirjaga seda ka tõestanud ja siis saad peale seda saada alles pileti kätte. Seal räägitakse et millised on lennukid, mida kasutatakse. Reegliga on see venelaste Ilyushin 76 suur militaarne kargolennuk, mis võtab peale tanke ja mida iganes. Hästi hea lennuk minu arvates lendamaks ja vedamaks kargote inimesi Antarktikasse. Hästi sujuvalt lendab, hästi sujuvalt maandub. Kõik need piloodid, kes seal on ametis lennukis, kõik kannavad uhkeid kombinatsioone, kuhu on peale kirjutatud testpiloot. See ei tähenda seda, et nad on mingid algajad, vaid vastupidi, et nad on ühed kõvemad piloodid Venemaalt, mis üldse leida saab. Ja nad teevad oma tööd väga suurepäraselt. Ongi siis enne äraminekut, kõik tuleb ära kontrollida, et kõigil on passid, kõigil on piletid, lähme hotellist välja, nagu naerab kõigile. Ja on siis Kaplinna lennujaam. See on tavaline lennujaam, tsiviillennujaam. Siin on juba uhked sildid on väljas, et 58, 59, 60 Antarktika sihtkoht. Väga hea, me oleme täiesti õigel teel. Et veel mõni aasta tagasi oli selle kohal kiri, et destination unknown ehk sihtkoht tundmatu. Ja siis võis tekkida küll väike kõhkluse moment, et kuhu ma lähen, et kas on ikka kõige mõistlikum mõte. Aga asjad aranevad ja nüüd on leitud ka sellised sildid sinna, et me teame täpselt, kuhu lähme. Ja ongi siis antakse ka sellised piletid kätte, uhked piletid, mille muidugi on ainult suveniiri väärtus, mitte midagi muud seal ei ole, aga vahva pärast hiljem kunagi vaadata ja see Euroopa Liidu passiga siis täiesti aktsepteeritakse sellist reisi. Lennuk ootab, siis noorhärrad ja härrased, nad ka vanemad siis vaikselt siis sätivad ennast sinna peale minekut ja lennuk seest on nagu ta on. Selline üsna robustne transpordilennuk, mingid kaablid, mingid torud, mingid voolikud, mida iganes seinte ääres, üks aken oli seal, aga mitte rohkem. Ja siis on ka võimalus mõnikord natukene mingid multifilmi vaadata või teksti selle ekraani peal, aga mitte alati. Ja siis pakutakse natukene ka karastavaid jooki ja üks väike võileib ka. Aga muidu istud seal sees ääres oma tabureti või vineerplaadi peal seal ja siis keskel on kargo kinni tõmmatud köitega ja seal on igalus kraami, et selle pildi peal näha, et siin all need kastid on üks selline firma, kes ka veab turiste Antarktikas, on White Desert. Nende nädalased hinnad hakkavad pihta 60 000 eurost, aga sellest, nagu siin kasti peal näha, nemad pakuvad oma klientele mingit odavat vahuveini, vaid päris õiget korralikku šampust. Et selles mõttes raha eest saab asju. Aga muidu seltskond, lend on pikk, üle 4000 kilomeetri, ega ta väga suurt kiirust ei arvanda kaasa transpordilennuk, siis jääbki, ootad seal, pikutad seal, magad seal, mõtled, et kuidas siis kohale saaks, midagi teha suurt ei ole kaasa. Aga mingi hetk tuleb siis teada, et aeg on panna riided selga, et see ilm ei ole see, mis oli Kaplinas Antarktikas, on veidikene jahedam, veidikene tuulisem, on aeg hakata riided vahetama, pange selga soojad riided. Et maandumiseni ei ole jäänud enam väga kaua. Ongi siis seltskond juba
tunked seljas, ootame maandumist ja see on ka juba naeratavad juba siin ja siin geoloogi tüdruk on ka väga esimest korda läheb ja ta on suur naeru täis, et mitte alati lennata Ilyushiniga. Siin üks näide ka on Boeing 757, millel ei ole ühtegi eraldusmärki peal ja see on charterlennuk ja lihtsalt, et kui Ilyushin ei võta peale kogu seda seltskonda, on piiratud mahtuvus inimestele, siis selle Boeingiga saab ka lennata. Ma olen lennanud ise 2 korda, aga see on selle lennuk, puhas charterlennuk ja sellega on lennanud sellised eraldusmehed nagu U2 ja Bono ja kõik sellised rokitähed. Ja pole muidugi ka ime, et seal sees on sellised tugitoolid, mida mul pole isegi kodus, et niimoodi liiguvad elektriga edasi-tagasi, teevad tiire ja nii palju ruume pole ka kodus, et seal siis antakse süüa, kaetakse linadega lavatsu ees ja korralikud noad, kahvlid 3 käiku ja stjuardessid näevad ka välja, nagu umbes modellikooli 5. kursused välja just astunud, et kõik viimasel välja valitud, sest lennuks on 2 klassi, esimene klass on premium klass, väga vahva lennata. Aga okei, oleme maandunud Novole. Ilyushin lennuk on siin maandunud, võtame kola välja ja oma kotikesed ka välja ja seal on siis meie kargo, söök, instrument, mis iganes, ka võtakse välja ja pannakse nii kogu varjule. Osad asjad, mis lähevad külma, peavad minema näiteks külmutatud toit, mis me ostame kaasa, kaplinast liha ja kala pannakse külma, aga siis näiteks medikamendid, mis peavad olema vedelakujul, need siis viiakse soojadesse ruumidesse, nii kauaks, kui saab edasi lennata Novalt. Nova ise on selline küla moodi näeb välja, see on sellised konteinerid rivis ja siis seal siis saab siis nagu veeta ööd, siis oodata siis lendu, et millal siis sealt edasi minema saab. Sellised väiksed voodid on seal, narid on seal, saab pikutada ja siis ootad, et kas siis oleks väike lennuk kusagil olemas, mis võib olla kusagil mujal. Või siis vastupidi, et lennuk on olemas, aga ilma ei ole. Ja seal võib oodata päeva, 2 nädala, 10 päeva. Ootad, sest kui ilma ei ole, siis lennuk ei lenda, midagi teha ei ole. Ja see viimane suvi 18-19, kui oligi ilma tõttu, oligi kogu see Novo jaam oli niivõrd üle rahvastatud, et meie enam sinna ei mahtunudki. Ja meie läksime siis mitte väga kaugel, on venelaste ametlik riiklik Novolazarevskaja jaam. Ja me olime seal, siis veetsime ööd ja käisime seal siis söömas venelaste päris Vene riiklikus jaamas. Et ma arvan, osadele siin viibijatel on ka see koht tuttav. Seal näeb ka sellist vahvat tehnikat, näeb veel sellist ilusast eravärvitud, aga ma ei usu, nad eriti liiguvad, aga kui inimesed käivad, siis pilt on ikkagi ühe teha ja mõelda nende aegade peale, kui Antarktikat traaversid traktoritega sõideti just selliste masinatega, mis paaditi mõnikord kippust lõhedest alla vajuma ära uppuma, aga häda polnud. Tuli järgmine traktor. Ja seal on ka selline saun, siin on kirjutatud uhkelt vene keeles, et hüva leili Antarktika. Nad ise ütlevad selle kohta, et see on üks selline puusaunadest kõige kaugem lõunas Antarktikas olev saun. Ja seal on ka paar korda käidud ja selle kohta isegi on vene kolleegid mulle andnud ametliku atestaadi ehk siis diplomi, et kus on siis uhkede templitega ja allkirjadega tõendatud, et ka mina siis olen seal oma naha soojaks saanud selles saunas. Aga kui kõik läheb hästi, ilm on tipp-topp, teame, et lennuk on olemas ja siis pole muud ka väikse lennuki peal. Väike lennuk on Pasler tüüpi lennuk. Suuskadega suudab maanduda lume jää peale, tõstetakse meie siis kraam sisse, inimesed samuti, ta väga palju mahuta, ta koos inimestega võtab peale 2500 kilo, selle tuleb arvestada, kui logistikat teed. Kui sinna ei mahu, siis tuleb võtta teine lennuk, aga selle lennuki lennutund on kõike muud kui odav. Aga kui muud varianti ei ole, siis tuleb nii teha. Istub seal sees lennukis, pool lennukit on siis kaste täis ja siis teisel pool siis istuvad siis ekspeditsiooniliikmed. See lennuk eriti kõrgele ei tõuse, ta tõuseb umbes 9000 jala, 10 000 jala peale, see on natuke üle 3 kilomeetri, aga seal vahepeal akendest avanevad muidugi maalised vaated siis Antarktika mägede peale, et ükskord oli juhus, vaatame aknast, aknad olid kraabitud ka
ja püüdsin pilte teha ja siis piloot tuli kõrval, ütles, kuule, lõpeta see jaama ära, tegi akna lahti, saab palju parem pilti teha, et see on 3 kilomeetri kõrgusel. No tal oli muidugi õigus, siin pilt on päris kena, et pole midagi öelda. Et seal ka nii, jah, mõnikord juhtub ka niimoodi. Hästi kena, need on siis nunatakid, mis siis jääkoorest mägede tipud välja paistavad Antarktikas. No, et taustainfoks nii palju, et Antarktika on kaetud peaaegu täielikult jääga ja selle jääkilbi paksus on keskmiselt 2 kilomeetrit, kõige rohkem 4,6 kilomeetrit. Et võite ette kujuta, kui palju seda jääd tegelikult seal on. Et kui me mõtleme sellise kliima soojenemise hästi kõige jubedama ja musta stsenaariumi peale, et kogu see jäära sulaks, siis seda merevee tõusi tõuseks rohkem kui 60 meetrit ja ma ei tea, mis siis Eestis saaks üldse. Aga selline koht. Mõnikord lennukil lendan, siis ka peatume sakslaste Neumaari jaamas. No erinevatel põhjustel, kas siis tankida või siis ma ise olen jäänud ka mõnikord sinna Neumaaris jaama, ise ka jäänud nagu pikemaks ajaks. See tundub nagu oleme ausad, see tundub küll nagu Hilton hotell, et seal on väga uhke, et seal on väga vinge elamine ja see on jaam, kus siis ka sakslased osa nendest siis veedavad ka polaartalve, ehk siis umbes 10 inimest on seal jaamas siis rohkem kui aasta järjest. Aga neil on väga korralikud võimalused seal, korralik internet, saavad seal samas jaamas ka tavalise mobiiltelefoni kiristada kohe Saksamaale ja tundub, et on väga mugav nende elu seal. See on ehitatud jalgade peale, sest on kõrvalt näha selline ramp või siis sild, tõstetakse üles, kus siis all on nii-öelda lumejää, siis on garaaž, kus nad oma tehnikat hoiavad. Ja siin selle pildi peal ongi näha, et siis hydraulilised jalad on sellised paremal pool. Ja siis Pistenpulli traktor siis tõukab seda lund sinna jalgade alla, siis üks jalg tõstetakse üles, siis läheb kõvasti lumepadi alla ja siis üks saaval seda jaama tõstetakse ülespoole, kuna iga aastaga seda lund tuleb rohkem ja rohkem, et täielikult see jaam lume alla ei matuks, et see on siis nendega üks iga aastane. Tegid nad teevad seda 2 korda aastas teevad sellist jaama tõstmist, et seda oli päris vahva oli vaadata see. Taas ei saa mööda üle pingviinides. Sisemaal neid ei ole, aga Neumaari jaam, mis on rannikul ja seal lähedal on hästi suur pingviinide koloonia. Neid on seal tuhandeid ja siis, kui on võimalus ja aega, siis leitakse neid liikumisvahendeid, siis sinna inimesi viia ja vaadata ja mõne pildi teha. No siin on selline lõbus lustakas kvartett. Ma ei tea, ma ei püüdnud midagi teha, aga minu just igaüks tantsib ja siin püüab laulda või ma ei tea, mis nad teevad, igaüks omamoodi omal kombel, et need ei ole kusagilt ka kokku liimitud ja otsitud, et neileks oldidki siin. Ja ka hülgeid näeb seal, mereranik ja eks nad ikka seal naudivad oma olemist ja päikest ja siin see on koloonia taga, siis ma viskasin ka losakile sinna ja siis pingviinid ja siis on seal seda karjumist ja seda kisa muidugi seal üsna palju, et ega seda inimese korra eriti palju ei kannatagi, et tahaks suugi vaiksemasse saada. Saksa jaam Neumaaris, nagu ikka, ma ei saa jälle rääkimata saksast, ei saa mööda, kuna ta on head kolleegid. Nende elu on seal üsna mõnus, nagu näete taamal, seal on selline baar lausa, ja mis ei salata, baarist tuleb kraanist tuleb õlut, aga tuleb ka Sprite ja Fantat ja riiulil on ka muud joovastavad joogid, nii et seal seda arvet keegi nagu ei pea. See on polaarjaam, kus selline baar on, seda iga pool just Antarktikas ei kohta, sest et alkoholi kasutamisega võivad olla erinevatel inimestel, sõltuvalt erinevast rahvustest, võivad olla erinevad harjumused. Aga tegin seal tööd ka paar nädalat, kuna meil oli plaan tuua sealt kütust natukene reisi ajal ja siis ma pumpangi vaatidesse diislit ja siis oli plaan panna siis konteinerisse ja tuua siis Soome Aboja jaama. Ja see oli siis osa sellist traktoritega reisist, sakslastel 3 Pistenpulli. Nad läksid edasi veel, aga tegid väikse kõrvalepõike meie jaama ja siis me riputasime natuke kütust taha ja siis 2 valget taga näha need 2 elamiskonteinerit, 2 uut elamiskonteinerit, mis oli toodud varem juba Neumaari jaama, saime ka Abole kohale toodud sakslaste abiga, mis oli väga vahva. See vahemaa Neumaari jaamast Abo jaama ei ole pikk, alla 400 kilomeetri, aga seda tiksud seda, kus on ikka 40 tonni on taga traktori taga, see tuleb 9 kilomeetrit tunnis tõka ja see tuli täpselt ei rohkem ega vähem kui 4 päeva. Vahemal natuke magasin ka muidugi, selge.
Ja oma osa andis sellesse, andis muidugi ka see, et no esiteks see kiirus ei olnud suur, aga siis meil juhtus ka väike selline tehniline ka siis äpardus, aga nüanss, et tagumise vasaku planetaarse käigukasti tööleping lihtsalt ühelt poolt otsustati üles öelda. Õnneks oli see varuosa olemas meil ja 6 tunniga sai asi ära remonditud taas, need siis ketid kõik peale tõmmatud, roomikud peale tõmmatud, sõit läks edasi. Aga vastasel juhul, kui seda poleks olnud, ma ausalt ei oleks teadnudki, mis oleks siis saanud. Aga muidu Pistenpoolid väga võimsad traktorid, väga head, kraanad on peal, nendega saab teha mida iganes, et ainuke probleem on selles, et nendega saab sõita ainult lume peale, et kivide peal nendega eriti liikuda edasi ei saa. Aga see oli traktorite reis. Aga läheme tagasi lennukite juurde, et need, kes lennuke tulevad Abole. No, see sama väike lennuk, mida me nägime seal. No, see siis lendab siis kohale, patsutab maha suvalisse kohta. Ega ta ei tea ka, milline ilm ees ootab, keegi ei tea ju. Ja kui ilm on kehva ja kontrast ei ole lumepinna peal, siis piloot teeb otsuse, et ta sinna lihtsalt ei maandu. Ja nii lihtne see ongi. Läheb, vaatab koha, kus ta saab maanduda, võib-olla 100-200 kilomeetrit eemal. Potsutab sinna maha, pannakse telgid üles ja oodatakse, kuni ilm loodetavasti selgineb. Aga siin ongi juba lennuk on maha potsutanud, koola on välja vesatud, ta isegi pikalt ei oota, kaob kiiremini minema, kui tuli veel siit. Ja läinud ongi. Ja mis meil edasi jääb üle hakata vantsima siis jaama poole, mis on siis eemal paistab nunatak, ehk siis see väike must mägi seal. Paneme kõigile rakmed peale, kõigile köie peale, et ega see nälja ei ole, et see võib olla lõhesid, et käinud ei ole seal tükk aega, et parem karta kui kahetseda. Turvalis on ka üks lemmikuid teemasid, millest ma ei väsi ka rääkimast, eriti kui oled kogu ekspeditsiooni jaama ülem, siis see on olnud mu igapäevane hommikute koosolekute üks punktidest. Aga jah, et kui saab jääst üle lõhedest, siis jõuab jaama. No, Soome jaam ehitatud 88-89, ehk siis tänavu aasta sai ei rohkem ega vähem kui 30 aastat vanaks. Ja kõrval on siis Rootsi jaam Vaasa, see on olnud juba üsna mitu aastat tühi, aga kuuldavasti peaks järgmine aasta sinna tulema inimesi. Natuke on seda jaama ka vahepeal laiendatud, voodikohti on praegust 21 ja töötab ainult siis polaarsuvedel. Et selline tuleb välja konteineritest, konteinerid sehitud jalgade peal. Ja muidugi seal olles alati on Eesti lipp levinud. Jah, see on need konteinerid, kus siis elavad. See on peamaja katsust võetud pilt ja see on need konteinerid, kus teadurid elavad meil reeglina. Sellised. Esimene sõna muidugi on tõmmata üles raadioantennid üles tõmmata, sest et side on äärmiselt tähtis, et teatada kõigile, et me oleme kohale jõudnud ja et kõik on hästi, et jaam on ka sellise olukorras, et nagu me jätsime ta veebruarikuus, lahkusime sealt, konserveerisime, et nüüd jaam tuleb uuesti üles tõsta, lumest ära puhastada ja kõik asjad käima panna. No, see on omaette töö. Kraam, mis on lennukist maha võetud, siis tuleb ka mootorsaaneid käima panna, välja ajada, traktorid käima panna ja hoida kõiki pöödlad risti ja varbaid ja et kõik asjad käima lähevad. Reeglina on läinud, ei ole mingi probleemi olnud. Ja siis tuleb siis see kraam jaama vedada. Siin nad ongi, kuigi palju selle pildi peal on näha, et on toitu, on styroks kassis natuke toitu. Ära vedada jaama, sest sinna jää peale jätta midagi ei tohi, sest kui ilm järsku muutub ja tuleb torm, siis on see oma hästi, kui on läinud kogu see kraam sealt. Ja siis kantakse siis konteinerit, see oma kraam, varustus, toit, aparatuur. Elamine, suhteliselt tagasihoidlik, ka sellised kahe inimese koikud on seal, et see aasta oli niimoodi, et igaüks sai endale tegelikult privaatse ruumi sai, mis oli minu meelest oli ka suhteliselt luksus, sest reegliga on niimoodi, et suviti on Antarktika jaamad üle rahvastatud. Hästi palju teadlasi on seal igal pool, aga Abo on nagu kuninganna Maudimaa tagahoovisid, ega siin eriti keegi ära ei eksi väga harva. Ja see on minu töölaud oli siin mingi ekspeditsiooni ajal, siis tuleb ka siis tööd teha, tinutamist ja parandamist ja asjades jättimist on täiesti normaalne. Selline Abo, eelmine aasta liimisin sellised suured tähed sinna peale. Tähed on siin Eesti päritolu, aga mul on väga uhke, et nad on ka talvitamise ülelaand ja need ära rebinenud seal pealt ei ole. Et see on siuke ilus. Kõik teavad, kuhu nad on kohale jõudnud, kui nad sinna jõuavad. Veel üks pilt uutest konteineritest, elamiskonteineritest. Riiulit, kõik on puhas, uus ja täis lust oleks siin
tööd teha. Aga mitte alati ole nii, sest et kui peale polaartalve piisab hästi väikesest august, võib-olla millimeetri suurest august, siis need ruumid on lund täis ja siin vasakul pool ongi üks pilt, kus on siis arstiruumid on lund ääreni maaslaani täis ja paremal pool on siis generaatorite ruum. Kui saagid on ruumi sisse pääsenud, piisab väikest august ja ta on täis ja siis tuleb midagi hakata seda välja puhastama sealt, et asjad käima saama. Raadioruum, siis on see nagu pealiku tööruum on ka siin, et siin on siin iriidiumtelefon, satelliittelefonid on ja HF raadio siin, ma siis proovingi saada raadioühendus just Saksa jaamaga, põhimõtteliselt võimalik saada ka amatööriga ühendus ka isegi Eestisse, et see on täiesti teostatav ja ilmaga, et ei ole mingit probleemi. Saun oli kogu aeg peale koht, oli saun. Duširuum, kuna vett on seal kraanist ei tule nii, nagu võiks arvata, nagu siin tsiviliseeritud maailmas, siis ei tähenda seda, et kraani lahti ja laulad seal pikki aareid ja lased veel voolata, et kaugel sellest, et see on teine asi, millest ma räägin, et alati olen koosolekutel hommikuti rääkinud, et vesi on väga kallis kulla hinnaga, et seda saada, selleks peab väga palju vaeva nägema. Konteiner, kus on siis generaatorid, näeb selline välja, seal on ka siis töökoda, siin on generaatorite ruum ja väike töökoda, see on päris hea tööriistade valik, saab kõike teha, mida vaja. Arstikabinet, siin siis doktor läheb siin sees ja vajaduse korral saab kas ühe patsiendi siia siis ka ära majutada tõsise probleemiga. Aga jah, parem kui tal muidugi need kundesid arstil ei oleks, et see on selge, et kui midagi tõsist juhtub ja kui ilm on kehva, ega siis evakueerimine kõne alla ei tule, et keegi lennuki meeskonda 4-5 inimesega ohtu ei sea, et siia lennata kohale ja siis see patsient kaasa ära viia, et parem karta või kahetseda. Ja alati arstiga oleme püüdnud teha, et läbi vaadata need medikamendid, mis on saadaval. Ja alati, kui minnakse kuhugi kaugemale reisile jaamast eemale, siis on võttes ka esmaabikott kaasa, et me teaks vähemalt, et mis meil kaasas on ja muidugi on hästi selge ja triviaalne, et kõikidel ekspeditsiooni liikmetel on läbitud esmaabi andmise kursused. Tormid. Reeglina suvel, ehk siis see on siis detsember-jaanuar, selle perioodi jooksul on 2-3 tõsist lumetormi. See tähendab seda, et on kestvusega 3-5 päeva torm. See tähendab seda, et majast välja minna ei ole just kõige briljantsem mõte, et see on selles, et sa midagi ei näe seal. Kõik on selline valge pimedus, väga suur tuul on, orientatsioon kaob kohe ära, hingata on ka natuke raske ja viimase ekspeditsioonil oli kõige tugevam tuul, mis meil andurid näitasid, meil oli 45 meetrit sekundis. Usku mind, seda ei ole üldse vähe. Inimene selle tuulega kõndida eriti nagu ei saa inimese moodi. Aga jah, peale tormi, siis tuleb hakata natuke vaadata, et mis on siis, kõik on alles asjad, et see kõik asjad tuleb ära kinnitada, kinni siduda, et muidu lihtsalt tuulega nad kaovad ära, et midagi teha ei ole. See on siis, mis on läinud, see on läinud. Ja siis tuleb jaam tasapisi edasi välja kaevata ja elu läheb edasi. Ega siis midagi teha ei ole. Ja siin on väike pilt ka, siis on sellest arvutiekraanist, siin on paremal pool all, punasega on 88,6 sõlme, on siis Maximi tuuletega, kes arvutab siis meetrit sekundisse, seda on usku mind, seda on päris palju. Ja tuulega teeb ka oma tempe, siin on näiteks meil kaks suurt päikesepaneeli, need on laius meeter, kõrgus kusagil 1,50 m ja see ei ole mingi jääkammakas tänan sinna vastu või mingi lind või kes iganes, või see on tuulega, on lihtsalt ära murdunud need paneelid. Et see näitab ka seda, et kui tugev see tuulejõud tegelikult võib olla. Paneelid tuleb lihtsalt välja vaadata, midagi muud ei ole. Mootorsaanid, need tuleb ka lumest välja kaevata, reed samuti, lumest ära puhastada ja see on ka omaette tegemine. Üsna palju füüsilist tööd on seal, kuna tehnikat on vähe, siis tuleb siis taiplikust ja nutikust kuidagi rakendada nii palju, kui seda inimestele antud ja siis siin ka siis vahvalt siis liigutame konteinerid, siis vintsime ja tõstame üles ja üks tööd on teha, et siin need on nagu meil laokonteinerid sellised, kus siis säilitakse toitu ja muud kraami. Mootorsaan on kokku Nabola 8, Yamaha 4-taktilised, väga võimsad, ma arvan, et see on liiga võimsad mootorsaanid, eriti nendele, kes ei ole varem mootorsaaniga sõitnud, et nad ei pruugi ka terve aktsiooni lõpuks siis seda mootorsaani hallata nii, nagu võiks ja peaks.
Mootorsaanidel on kaasas ka hädapakid või kuidas öelda, et seal sees on siis telk, magamiskott, 3 päeva toit, priimus, mida iganes, et kui midagi juhtub, mootorsaan läheb katki, GPS ei tööta, raadiopatarei ka ei tööta, ilm läheb tormis kätte, siis hakata sangareid seal või seiklejad või mida iganes seal mängima, pannakse telk üles ja oodatakse, kuni torm taandub, midagi teha ei ole. Suur hall, kus me hoiame oma 2 autot, sellised suured, vahvad, Islandis ümber ehitatud Arctic Truckid, mille on igavesti mürakad rattad all, 1,20 meetrit kõrged, et sinna sisse ronida on ka ometi tükk tööd. Aga nad on mõnes mõttes head ja mõne asja jaoks on päris head. Istud sees soojas, kuulad muusikat, sõidad vaikselt ja mõnus ja nii kaua, kui pole sisse vajunud lumme, siis võtad labida kätte ja elu läheb edasi või kui labidat ei vitsi kätte, siis võtad sinna ees on vintsid neil kõigil. Aga siis läheb välja vintsima seda autot jääst ja lumest, aga kui on sul seal 100 kilomeetrit on pehmet lundega, siis see välja vintsimine ka, ega lõpuks ka lõbus töö ei ole, siis tulevad ka kõik muud vahvad sõnad tulevad meelde, mida siis mõnetes pead manada ja mõtled, miks ma küll siia tulin. Aga traktoritega on päris võimsad meil seal ja nendega saab päris palju tööd ära teha, et täiesti hämmastav, kuidas neid saab konteinerid liigutada ja mida iganes ja siin ongi paar pilti ka, et mida kõik on tehtud nendega, et jah, leidlikkust tuleb üles näidata. Üks mu lemmiktraktorit on selline, see on ka 30 aastat vana traktor, Valmet, aga sellega on siis lumetööd, see on tehtud päris palju, et jah, Antarktikas on tõesti palju lund, aga mulle tundub, et on alati vales kohas. et kuidagi peab seda eest ära saama ja eest ära vedama ja siis see traktor siis kopaga on siis, mida saab siis päris vedekut selle jaoks kasutada. Kõik jäätmed kogutakse kokku, märgistatakse ära, kas siis metall, klaas, toodujäätmed, õlijäätmed, uriin, mida iganes, märgistatakse ära, pakitakse ära ja saadetakse tagasi Antarktikast välja. Reeglina on kasutanud selleks Lõuna-Aafrikat, kui me saatnud ja kus siis edasi neid töödeldakse ja käetatakse. Et kõik, mis sa sinna viid, pead ka varem või hiljem tagasi tooma. Tegelikult see pilt on juba vana, et kõik see kraam on juba ammu ära kadunud, sealt ära viidud juba ammu. Samuti on meil antud luba natukene põletada seal teatud pakendeid, et selline ahi on seal, kus siis teatud paberid ja saab ära põletada, mis on ka muidugi selline üks lahendus, aga see eeldab ka muidugi, et on selleks antud sul ametlik luba. Veel paar pilti autodest, me oleme kasutanud neid ka selleks, et jäätmeid ära viia Saksa ja sealt tuua kütust, treilerid taga ja see võtab päris korraliku portsu, võtab tünne peale, et see on rohkem kui 10 tünni saab korraga ära vedada ja kuigi ta sööb ka hästi palju kütust, aga see jääb ikkagi pluss poole peale, et hästi tähtis on, et jaam oleks puhas. Ja siin on siis toodud kütust tagasi ja siis tõstab traktori peale ja siis veetakse üles jaama, et jaama seal üleval taga nunataki peal, kaljude peal. Veidike tööst ka, natuke teadustööst, mida ma olen teinud. Siin mõned pildid, et siin näiteks ühte jääjaama andmeid parajasti kopeerin logerist maha. Et see on veidike nagu hallhanke moodi, et iga asja mõõtmise jaoks ei pea inimest sinna saatma, et piisab ka, kui inimesel on õpetatud välja, et tal on juhendid olemas, ta saab seda tööd teha ja usaldatakse seda inimest, seda tegemaks. Siin pannakse ühte meteo masti üles, on näha, et on hästi palju igast andureid on küljes ja see on seal siis 2 kuud on üleval, saatakse mõõtmeid. Mõõtmise andureid on see küljes, tuul, niiskus, ka kiirgus. Siin on veel paar pilti, et siin vasakul pool on üks lumejaam ja parema pool ma olin hästi uhke, et ma sel aastal sain katuse peale seilomeetri, mis mõõdab pilvede kõrgusi, et mis on ka siis, kui lennuk tuleb, on väga hea teada ka tegelikult pilvede kõrgust, mitte vaata aknast välja ja mõtled, mis see võiks olla. Et siin päris korralikult numbrid näitab. See instrument meeldis mulle väga, et ma sai sinna keevitatud alus alla katusele ja seal ta siis vaikselt töötas. Ka õhupalle, traditsioonilised meteoroloogilised õhupallid, see suvi lennutasime, mis tõuseb üles siis mitukümmend kilomeetrit ja siis raadioühendus samal ajal ja saadab siis andmeid temperatuurist, tuulest, niiskusest. Ja see oli väga vahva projekt siin, ka õhupallid, aga see on projekt, kus on nagu üks õhupall on teise õhupalli sees.
ja seal on näha, et on väike pump, väike päiksepatarei on kõrval ja seal on samuti satelliidiühendus olemas. Nii et lastakse heeliumi täis ja siis see väike pump siis pumpab ühest õhupallist teise heeliumi ja tänu sellele siis õhupall kas tõuseb ülespoole või tuleb allapoole. Ja kõike seda siis väga edevalt siis juhitakse Ameerika riigist, et me lasime see õhupalli minema ja siis ütlesin, et helistasin satelliitelefoniga, ütlesin, et it's yours, take over, et siis nemad seda juhtisid ja siis see lendas ikka üsna mitu päeva üles-alla, tegi profiili mõõtmisi ja see oli äärmiselt vahva ja edev projekt, et mulle otseselt meeldis asi. Ka muud meteomõõtmised, siin on ka üks jaam, mis ma olen üles pannud Lunataki peale, näeb selline välja. Ja siis reisimine ikka on reegli on siis mootorsaanidega, regi taga, seal on siis pakutakse kola peale ja siis mõnikord on ka need jaamad või mõõtmise kampaanid on siis suhteliselt kaugel sellest päris baasjaamast, et see võib olla siis kuni 200 kilomeetrit kusagil umbes niimoodi. See tähendab seda, et näiteks see jaam, mis korral siin on ranniku ja see pilt on telgitud püsti, sinna sõit võtab mootorsaaniga umbes 7 tundi ja kui see jääpind ei ole just kõige siledam ka, siis mõned inimesed ei armasta seda millegipärast. Ja ilm on ka seal nagu ta on, mõnikord on selline üsna sompus mere ääres ja siis kunagi ei tea, mis selle ees ootab ja see pilt on siis eelmisest detsembrist, kui ma käisin seal kontrollimas seda jaama ja andmeid üle kopeerimas. Ja on juhtunud ka sinna, et jõuad sinna kohale, aga siis ilm lihtsalt läheb nii kehvaks, et paned telgi püsti, jäädki ootama, ootad ühe päeva, ootad teise päeva, ootad 3. päeva. Välja ei saa. Aga alati ei ole nii hull, mõnikord ka päike silerdab ja siis on lust teha tööd, et see on väga vahva. Ja siis, see on ka siis ranniku ääres, siis sai tehtud selline väike tuulevari ja siis nauditud hommikukohvid, et mis võiks olla veel parem, eks. Telgielu on ikka telgielu, see on reisijal elu, paned priimase üles, väikse lõkke ja sulatad siis lund, vett, teed süüa endale, kohvi ja lähed välja ja siis mida tegemas. Siin ma purgin ühte auku, et andurid jää siis ära uputada ja siis tagafoonil näed üks väga uudisemlik hüljes on ka siin, heidab pilku peale umbustlikult, et mida ta teeb seal, aga ta väga vastu ka ei hakanud mulle ja siis läksime lahku, sõpradena läksime lahku sealt. Siin on see pilt, ta lubasid endast pildi teha, et siin väga sõbralik oli unine vunts oli ja siis vahepeal viskas külje peale ka ja arvas, et ma peaksin temast sellises poosis ka pildi tegema. Ma kade poissi on, tegin ära ka. Siin on pilt, kus on akustiline sondeerimine, et tarrikud on all, mis saadavad helisignaale, aga kui tuul puhub, siis on lärm ja müra on päris kõrge seal, siis sai tehtud selline seinete plokkides, lumeplokkides, suur mootorsaak käes ja näeb välja küll mingi Texase mingi sarimõrvar, aga asi polnud nii hull, et tegelikult päris hea tööriist oli, kusjuures need seinad, mis olid sai ehitatud, need sulasid praktiliselt silmnähtavalt, et iga nädal pidi käima neid lappimas ja lõpuks olid need paberõhukesed ja midagi teha ei olnud, et ma ei tea, kas kõige parem mõte oligi. Kiirgusmõõtmised, siin on üks selline aparatuur jää peal, see oli ka ometi probleem, et kui nad hästi tähtis, et oleks horisontaalselt paigas poole kraadi täpsusega, siis kõik see sulab ju. Kõik sulab ja siis seda pidi iga päev käima uuesti loodimas, et sirge oleks ja see oli üsna suur peavalu tegelikult, päris aus olla. Veel üks meteomasti pilt, ka siis kilomeetrit kaupa juhtmeid ja andureid, mis on üles pandud ja tööle pandud. On üks teine mast, natukene lihtsam, aga ka üldse mitte halb mast, üles tõmmatud. Kuigi palju seal oli ka droone lennutatud, siin ka üks selline kopteri moodi asi, et siis ma sätin seda ja siis sai ka tehtud mõõtmisi. Ja Apol on ka päris statsionaarne ilmajaam, kust on võimalik saada ka andmed ja siin see on siis eelmisest detsembris ma siin vahetasin osad andurid välja siin nende kalibreerimiskoefitsiente siis korrigeerin praegust, vaatan üle. Kuigi palju teeme ka allhankeid muudele ülikoolidele, näiteks paneme üles seismomeetrid, siin on pilt seismomeetrid, see on siis sellise Lunataki peal, mille nimi on Fossilrükken. Ja see on hästi selline eksootiline koht, vahvad kivimid on siin, vahvad pildid ja
sellised ümmargused latakad ja ka nagu nimi ütleb, fossirüükene, seal on hästi palju fossiile. Ja need fossiilid, selline pildi peal näha, et on vanust, on neil seal pea 150 miljonit aastat ja käid ja komistad nende otsa, et see on ka omaette väga põnev koht ja väga surrealistlik koht, et kunagi oli veel Gondwana manner, et nendest aegadest on veel seal täiesti olemas ja neid ei ole seal mitte vähe. Aga sinna ka inimesed eriti ei satu ja see on selline väga, väga peidetud koht. Sellised nad näevad välja, nad on päris suured, päris vahvad need fossiilid seal. Veel paar pilti siin teisest nunatakist, kus me siin kolleegiga paneme ka ühte seismameetrit üles. Taamal on siis Abojaama nunatak, see on 35 kilomeetrit eemal. Ja siin ka lindusid näha. Ainukesed linnud, mis on, seal ongi need lumetormilinnud, mis me näeme ja kuigi palju ka Antarktika hänni, aga see jaam on rannikust hästi kaugel, linnulennud 130 kilomeetrit ja ma tõesti ei tea, mida linnud seal söövad ja joovad ja kuidagi hakkama saavad ja analüüsid näidavad, et nad on pesitsenud seal juba 37 000 aastat, mis on päris märkimisväärne saavutus. Aga nad on teatakse isegi, nad suudavad pesitseda isegi rannikust kuni 300 kilomeetrit, et sisemaal, et see ei ole mingi eriline saavutus. Ja see on üks pilt Antarktika hännist, et need on nüüd suuremad linnukid, et siis just ühest lombistist tõuseb õhku, et siis selline moment sai tabatud. Vesi on väga oluline Antarktikas, seda ei saa, kraanist seda ei tule niisama lihtsalt. Et algus peab see lumes sulatama ja siis mingi hetk on võimalik siis jääkihtide vahel tekkivast mageda veejärvest seda välja pumbata ja traktoriga jaama vedada. Siin praegu siis kolleegid just rõõmsõnaga teevadki, et on leitud auk, kus on siis piisavalt vett, mida saaks siis kätte korraga umbes kuupmeetri. Aga siis söök on väga tähtis, mida süüa, sest on see rõõmuhetk, kui saab sooja toitu seal ja siis me teeme pitsasid, näiteks oleme teinud siin proovinud välisgrilli peal. Ja siis näiteks teeme siin piparkooke on siis enne jõulusid on seltskond siin rõõmsalt askeldab. Ja pidupäevad siis jõulud, see on 2 aastat tagasi, meid oli ainult 5 inimest oli seal, oli kogu seltskond oli üsna väike rühm oli mul. Ja siis ikka püütakse nagu paremad riied selga panna ja küünlad ja härrasmeestel on ikka valged pluusid ja lipsud ees ja et pidu on selline üsna pidulik vähemalt algfaasis. Ja natuke meretoitu ka, läheb kokast muidugi, koka üles on hästi tähtis, et see toitakse maitsev ja siis ja miks mitte, kui selline annus tuuakse ette, siis veab ikka naarule küll. Rohelist ei ole, salatit ei ole, aga me oleme proovinud kasvada seal salatit. Päiksest tuleb nagu tuleb, midagi ikka tuleb, aga parem kui mitte midagi, et siis väike salat ikka on vahepeal hea võtta. Ja siis on taas üks aastavahetuse pilt, on siin kokk on pannud uhke müts endale pähe ja tunneb ennast väga mugavalt ja uhkelt seal. Aastavahetuse väike pidu, et siin on siis on ka võimalus väike suplus teha siin tünnis, mida paljud siis ka harrastasid, neile meeldis ja osadele meeldis isegi jääs auk kaevata sisse ja käis Antarktikas ujumas niimoodi, et oli ka selliseid inimesi, et ma käisin ise ainult ühe korra, aga sattusin siin kogemata lause pildi peale, et sellest mulle piisas. Aga paljud harrastasid tõesti. Ja mida vaba ajal teha? Näiteks siin on pilt, kus vaadatakse telekat ja filme. Et oli juba 10. kord see aasta oli lühi animatsiooni- ja dokumentaalfilmide festival, ja kus on hästi tihti osalenud ka Eesti multikate tegijad ja saanud kõrgeid kohti, sest siin on auväärne žürii istub ja annab igale filmile punkte ja siis lõpus luuatakse kokku ja kes siis on siis võitja, iga festivali võitja ja siis teavitatakse siis autorid siis uhkelt, et Antarktika filmfestivali võitja. Vabal ajal ka, vaba aeg on ikka vaba aeg, et ma siin võtsin suusad alla, käisin suuotamas, et miks ka mitte, et kui on päike paistab ja suus kliiviseb, võib ka seda harrastada. Nunatak, kus Abojaam asub, on põhja poolt hästi järsk, see on peaaegu 300 meetrit, on püstloodis kaljut, see neid välja näeb ja on hästi ilus ja need linnud, need lumetormilinnud elavadki seal kaljupragudes seal, see neid näeb välja ja hästi majesteetlik ja siis ka saab inimestega mõnikord ümber terve mäe sõidetud ja siis ta imetletud. See on vahva. Kenad vaated. Iga looduspark, ma kujutan, et oleks kade, kui saaks endale lubada sellist. Ja kuigi palju on ka see samblikke, võib leida kivide pealt, neid on umbes vist oli 8 erinevat liike praeguseks leitud, et neid ka on
kuigi palju sa nende peale astuda muidugi ei tohi, et nad on hästi õrnad ja tundlikud, aga vaadata ja pildistada muidugi võib ja peabki. Jaam iseenesest, et vahepeal ta on küll kõrgemal, et see liustik on allpool paarsada meetrit, aga siis on üsna tihti tulevad ka sellised paksud, hästi paksud sumupilved tuleb peale ja see on ka hästi majesteetlik vaatepilt, kui nad altpoolt üles ronivad ja siis on need sumupilved all, et kui sa mootorsaaniga seal sumupilves sees sõidad, sa ei näe mitte midagi nagu valges udus oled, aga siis kui jõuad kõrgemal ülespoole, siis pups, päike sillerdab ja paistab ja elu on jälle ilus. No siin on ka veel siis need tagant tulevadki, need pilved tulevad ja siis taamal on Rootsi ja mis paistab, et siin 2 autot ootavad ka kasutamist. Aga iga reis hakkab otsa saama ja ka siis tuleb jaam kokku panna. Akendele tuleb luugid ette tõmmata, kõik vesi tuleb välja lasta, kõik asjad võimalikult tuleb ära konserveerida, kõik asjad ära kinnitada, süsteemid maha võtta, suru õhuga kõik veeturud läbi puhastada, et midagi ei jäätuks. Ja sellise jaama kinnipanemik võtab aega umbes 3 päeva. Aga kui kõik on hästi, me teame, et lennuk tuleb meile järgi, siis tehakse ära ja oodatakse veel viimast hetke, et lennuk on maandunud, siis võetakse viimane ka veel sidevõimalus, antennid võetakse maha ja jalutatakse siis lennuki poole. No siin ongi näha, et lennuk tuleb meile järgi, teeb paar tiiru ümber jaama veel ja potsatab maha, sama tuttav Basleri tüüpi lennuk suuskade peal. Ja taas tagasiminek jälle samasse tuttavasse Novo jaama, kus on siis need venelaste barakid seal ees. Potsatame sinna maha, seal siis oodatakse jälle, et saaks edasi Kaplina ehk Aafrikasse. Sama suur Iljushin siis reeglina võtab siis kõik need 2 või 3 kuud Antarktikas suve veetnud teadurid ja logistikad peale ja lennutab nad tagasi Kaplinna. Suur tänud kuulamast, see oli Antarktika suvi.
ja ongi kätte jõudnud tänamise aeg. Kõigepealt ma palun siia Priit Tisleri ja kingiks loodusfooto aastaraamatu ja albumi Eesti rahvusmaastikud sulle. Ja siis suuremad ka. Ja ma usun, et sind toetas väga hästi ju Jaak Sooäär, et kingime temale samad raamatud. Nii ja aitäh meile kõigile ja tuleme nädala pärast siia tagasi. Üks küsimus Priit sulle veel, et kui on nüüd Antarktika avastamisest 200 sünnipäev, siis sina pead seda, tähistad seda Antarktikas? Loodetavasti. Tõepoolest kipub nii minema, aga selle kohta ka väike nüanss, et me teame kõik seda kuupäeva, teame ja kõik need korrad, kui ma olen seal suviti, olen olnud seal just selle õigel kuupäeval, siis mul on alati olnud privileeg ja au ja väga hea meel pakkuda oma kallidele jaamas viibivate kolleegidele igaühele pokaal vahuveini. Ja ma loodan, et see kena komme ma püüan seda edasi pidada. Nii, aitäh!